Tere päevast ja tere tulemast minu Moodle videokursusele. Ja selles tunnis me räägime, kuidas nendest küsimustest, need küsimused, mis me oleme juba loonud, kuidas nendest küsimustest saab tervet testi luua. Ja vaadake, need küsimused tüübid meil olid lohistamine, sobitamisülesanne, lühivastus, valikvastus, essee. Nii, ja lisame siis siia testi. Kõigepealt ma pean lubama muutmist ja siis me läheme siia alla ja lisategevus, quiz, eesti keeles on test. Kirjeldus ja kirjeldust saab näidata kursuse esilehel, testi ajastus, millal see algab, millal see lõpeb soovi korral ja saab siis panna ka ajapiirangud ja hindamine. Kategooriat ma kunagi ei vali. Ma lihtsalt panen näiteks miinimum 6 või miinimum 5, sest vaikimisi on maksimum 10. Testi paigutus, kas näiteks ühel lehel üks küsimus või mitu küsimust ühel lehel, et võite ise valida. Ja siis vaadake, te võite siis muuta küsimuste järjekorda või küsimuste osade järjekorda. Ja siin te võite siis määrata, kuidas teie õpilased saavad seda testi läbi vaadata. Need erinevad valikud siin, aga ma tavaliselt jätan kõik nagu vaikimisi. Safe Exam Browser, te võite siis sellest brauserist lugeda rohkem siit. See on tegelikult selline brauseri tüüp, mis takistab spikerdamist. Siis näiteks parool, kui on tagasiside 100% ja siis tagasiside ja 50% ja tagasiside ja saab neid tagasiside väljasid lisada. Ja pange tähele, et võib mõned piirangud ka lisada. Näiteks tegevuse lõpetatus ja kas kursus on lõpetatud või mitte ja millistel tingimustel see juhtub ja nii edasi. Ja siis tegevuse lõpetatus tähendab, et millal Moodle peab seda tegevust lõpetatud. Ja siin on jälle valikud. Ja õpilased saavad seda teha käsitsi, need panevad selle tegevuse juurde siia linnukese või kui tingimus on täidetud. Ja siis tulevad need tingimused. Ja nüüd salvestaja kuva. Ja nüüd siit lehel saab näha, et meie test on tühi ja peab sellele testile küsimusi lisama. Muuda testi. Uus küsimus, küsimuste pangast ja juhuslik küsimus. Ja selle viimase valiku kohta ma võin siis öelda, et kui me siia peale vajutame, siis ta küsib, millisest kategooriast valida ja valib mingi juhusliku küsimuse. Aga meid praegu huvitab see teine valik küsimuste pangast, sest meil on juba 6 või 7 küsimust loodud ja neid võib siis siia testi lisada. Ja näeme, et need küsimused on siin kategoorias ja ma valin siis need kõik ja lisa valitud küsimused õppetesti. Ja siis maksimumhinne on 10, kus juures te võite siia panna 15, 12 ja nii edasi. Ja pange tähele, et maksimumhinne, mida saab selle testi ees saada, ongi 10. Aga hindepunktide kogussumma on 27. Sellepärast, et see küsimus annab 5 punkti, see küsimus annab 10 ja nii edasi. Aga protsendiliselt siis arvestakse, et maksimumhinne on ikka 10. Neid muudu saab siit muuta ja ongi kõik. Vajutame siis salvesta ja vaatame siis, kuidas see test näeb välja näiteks õpilase pool. Aktiveerin siis õppija rolli ja soorita test kohe. See oli siis lohistamisülesanne. Essee saab faili lisada. See oli meil valikvastused, lühivastus, tõene või väär,
ja õpilastel on siis valik, need võivad tagasi minna või kõige esitada. Tänan vaatamast, head aega!